Olge nii head, andke märku, et aeg on saali koguneda. Ja jätkame tööd. Meie päevakorra 8. punkt on Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord. Ja ettekandeks palun kõnetooli abilinnapea Tiia Teppani. Palun. Lugupeetud volikogu esimees, kallid volinikud, käesolevaga on teie ette toodud määrus, mille baasil me hakkame korraldama Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi ja korda. Tartu linna munitsipaalkooli ja gümnaasiumi vastuvõtu kord reguleerib Tartu linnavalitsuse hallatava asutusena tegutsevasse põhikooli ja gümnaasiumisse õpilase vastuvõtu korralduse üldisi aluseid ning kooli direktorile kooli vastuvõtu tingimuste kehtestamise õiguse andmist. Selles määruses on välja toodud millistel alustel on põhikoolis avatud esimesed klassid. Esimese klassi arvu kinnitab Tartu linnavalitsus ja esimese klassi vastuvõtu arvu saab linnavalitsus muuta vajadusel, kui on selleks tekkinud jooksva õppeaasta jooksul see vajadus on tekkinud. Klassi täituvust ja piirnormi kooli direktor võib vajadusel algatada põhikooli klassi ja avatava klassi puhul seaduse ette nähtud klasside ülemise piirnormi suurema piirnormi kehtestamise, tehes kooli hoolekogule asjakohase põhjendatud ettepaneku. Mis nüüd meie Tartu linna puhul oleme teinud, on selles määruses konkreetse klassi täitumise ülemise piirnormi suurendamise otsustab linnavalitsus oma korraldusega kuni 9 õppeaastaks, kui kõik tervisekaitse ohutusnõuded on selles klassiruumis täidetud. Ja meie oleme pannud selleks ülemiseks piirnormiks ehk vastupidiselt põhikooli gümnaasiumi seadusele lubatule, kus ei ole piirnormi kehtestatud, on linnavalitsusel võimalik suurendada klassi täituvust kuni 26 õpilaseni klassis ning põhjendatud hädavajadusel kuni 28 õpilast klassis. Et oleme kehtestanud ülemise maksimumi. Siis on selles määruses kirjeldatud gümnaasiumi õppekohtade avamist, kui palju loodavaid kohti meie gümnaasiumides tuleb ja põhimõte on selles, et tagame põhikooli lõpetajatele 85% kohad, mis tegelikult on reaalselt isegi rohkem, kui võib-olla vaja läheks, aga teadaolevalt meie linnakoolidesse tuleb ka teistest maakondades õpilasi ja eelmisel õppeaastal isegi 233 õpilast. Siis on selle määrusega reguleeritud kooli vastuvõtu tingimuste kehtestamine. Siin on ülelinnalise vastuvõtuga põhikooli direktor kehtestab käskkirjaga kooli vastuvõtu tingimused, milles esitatakse esimeses klassis moodustavatele õppekohtadele põhikooli vabadele õppega õpilaste vastuvõtu tingimused ja selle käskkirja eelnõu peab ta enne allkirjastamist esitama ka haridusosakonnale kooskõlastamiseks. Gümnaasiumi direktor kehtestab käskkirjaga kooli vastuvõtu tingimused ja selles esitatakse ka õpinguid esmakordselt alustavatele isikutele õppekohtadele ja gümnaasiumi vabadele õppekohtade õpilaste vastuvõtu tingimused, sealhulgas teadmist ja oskuste hindamise korda. Ja gümnaasiumi vastuvõtu käskkiri eelnõu peab olema kindlasti esitatud 15. veebruariks ka haridusosakonnale kooskõlastamiseks, kuna märtsikooli vaheajal need gümnaasiumi vastuvõtu katsed tavapäraselt saavad toimuda. Ja eraldi on veel vastuvõtt põhikooli ja kuidas põhikooli vastuvõtmise taotlus esitada on paragrahv 7 toodud. Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem koolile taotluse alates 15. märtsist kuni 30. aprillini.
ja on toodud ka välja dokumendid, mida tuleb esitada, sest tegelikult seda nõuet ei ole, see on Vabariigi haridusministri poolt määrusega juba ette antud ka, millised dokumendid esitada ja siinkohal ma võib-olla teen siin selle ettepaneku, mis tuli ka eilsel fraktsiooni koosolekul ja hariduskomisjonis ja härra Kinteri ettepanek, et paragrahv 7 lõige 3 on koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud sisseastuja puhul koolivalmiduskaart. Siin oli tõesti üks selline ajaline vasturääkimus, et kui lapsevanem, nii-öelda usin lapsevanem viib oma taotluse esimesse klassi astumiseks 15. märts kuni 30. aprill, siis tõepoolest need koolivalmiduse kaardid antakse lasteaedadest kaasa tavaliselt lõpuaktustel, siis kui lasteaia töö lõpeb mai lõpus, juuni lõpus ja linnapea tegi täna volikogu eelnevalt ettepaneku muudatuse sisseviimiseks, et see paragrahv 7 lõige 3 oleks siis koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud sisseastuja puhul kooli valmiduskaardi hiljemalt 1. septembriks. Et sellega sai seda ajalist piiri nihutatud, et ei tekiks segadusi. Ja võib-olla, mis selle määruse puhul on segadust tekitanud, on üldine haridusseadusandluses, et kooli vastuvõtu õigusliku regulatsiooni on 2 erinevat osapoolt, kes seda omakorda on natuke killustanud. Kooli vastuvõtu korra kinnitab koolipidaja, seega on vastavalt kohaliku omavalitsuse korraldusseaduse paragrahv 22 lõige 2 kooli vastuvõtu korra kinnitamine linnavolikogu ülesanne ja see antud regulatsioon ongi tänasega teie ette toodud. Aga samas on põhikooli ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 10 lõige 1 kohaselt elukoha järgse kooli määramise tingimuste ja korra kehtestamine linnavalitsuse pädevuses. Et elukoha järgset kooli vastuvõttu reguleerib linnavalitsuse määrus ja see tuleb linnavalitsuse kinnitamisele veel ka käesoleva aasta jooksul. Ja kuna see määrus on siin punktide ja paragrahvide kaupa teile ette toodud ja lisaks on antud seoses selle 2 erineva määruse ja korralduse seostest tingituna väga pikk ja põhjalik õiend veel. Ma ei hakka seda siin ette lugema, vaid oleksin avatud võib-olla küsimustele, kui see pikk ja põhjalik seletuskiri on jätnud kellegile midagi veel aru saamatuks. Aitäh! Aitäh! Kolleeg Toivo Maimets, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Eesti Vabariigi hariduspoliitika on üles ehitatud kohustusliku hariduse ehk põhikooli astmes ühtluskooli põhimõttele. Seetõttu on minus alati hämmingut tekitanud püüdlused mõnda kooli tõsta kuidagi teistest välja ja vastandada neid ülejäänud koolidele. Nüüd, meil on selline traditsioon Tartu linnas seda teha, ma räägin eestikeelsetest koolidest eelkõige, ja me nimetame neid selliste helitlevate nimedega, et on olemas ülelinnalise vastuvõtuga põhikool ja siis on need teised, mis nad on, need teised, elukohajärgsed põhikoolid. Nüüd ma üritasin sellest tekstist välja lugeda, mida tähendab ülelinnalise vastuvõtuga põhikool. Eesti riik on tõsi oma tahtmist, ühtluskooli tahtmist seaduste kaudu suhteliselt nõrgalt väljendanud, aga mida edasi, seda paremaks on see läinud. Ja minus tekitab tõelist vaimustust see, kuidas linnavalitsuse kirjatargad suudavad ikka jälle nendest regulatsioonidest mööda minna. Aga seekord on läinud natukene halvasti. Sest kui me nüüd loeme, siis ülelinnalise kool on 2 tüüpi põhiliselt. Ülelinnalise vastuvõtuga põhikool, mis loetakse linnavalitsuse vastava määrusega samuti elukoha järgseks põhikooliks, vanema vastava soovi alusel. Ja nüüd on niimoodi, et paragrahv 8.1 ütleb, et kui sa oled elukoha järgne põhikool, siis sa pead ilmtingimata lapsed vastu võtma. Ehk nüüd me oleme olukorras, kus jah, meil on ülelinnalise vastuvõtuga põhikool, aga suvaline vanem arvab,
et ma teen avalduse, et ta võiks ikkagi olla elukoha järgne põhikool ja nüüd paragrahv 81 alusel peaks ta kõik vastu võtma. Võt sellise tarkuseni on nüüd välja jõudnud meie linnavalitsuse kirjatargad. Jah, ma tahan öelda, et see sama elukoha järgsus selle ülelinnalisel koolil elukoha piirkonnaks on Tartu linn. Ehk siis elukohaks on määratud Tartu linn ja selle vastuvõtu tingimused on siis lastevanemate soov, et nad viivad oma lapse selle kooli vastuvõtu tingimustele üles seatud ja nõuetele katsetega sinna kooli. Sellesse kooli, ülelinnalise piirkonna määratusega kooli, saab kooli direktori poolt määratud siis vabale kohale vastavalt katseid ära sooritades. See on, ütleme, tõesti Tartu linna selline traditsioon ja otsus olnud ja mida me oleme ka kajastanud väga, kuidas öelda, perspektiiviga aastani 2017 ja isegi 2020, kui me tegime munitsipaalkoolivõrgu ümberkorralduste kava. Ka seal on see ülelinnalise vastuvõtuga koolid meil välja toodud ja need on tõesti üks eesti keele õppekeelega ja 2 vene õppekeelega kooli meil linnas. Ja siin on eraldi sellepärast neid ka määruses käsitletud. Kui on selgitusi võib-olla väga konkreetselt, siis ja juriidilisi põhjendusi küsimusi, ma eeldasin, et võib-olla tuleb selliseid väga täpseid küsimusi paragrahvide kirjeldamisel ja määruste panekul on ka meil siin täna saalis olemas haridusosakonna jurist, kes võib-olla siis, kui on juriidilisi vasturääkimisi mingi paragrahvi tõlgendamisel konkreetselt. Aitäh, kolleeg Maimets. Teine küsimus, palun. Eks ma sellele juhtisingi tähelepanu, et me nüüd jagame lapsed ka niimoodi ära, et osadel lastel on aadress Anne tänav ja teistel on, mäletad, see laul oli Moj aadress Savetski Sojus, eks ole. Ja sellise loogika peal me nüüd töötamegi. Minu teine küsimus puudutab nüüd seda, nagu sa õigesti ütlesid, koolipidaja ehk volikogu kinnitab vastuvõtukorra. Aga meil on õigus seda delegeerida, siin ongi nüüd ettepanek, et me nendele ülelinnalistele delegeeriksime direktorile selle oma õiguse ära ja direktorid siis on targemad kui see volikogu. Probleem, mis tekib, on see, et selleks, et linnavalitsusel vähemalt oleks mingi kontroll selle kooli vastuvõtu eeskirjade üle, peab see koolidirektor esitama selle kooskõlastamiseks haridusosakonnale. Paragrahv 5 lõige 2. Ja. Aga paragrahv 5 lõige 4 ütleb, et kui gümnaasiumi direktor pole teatud ajaks neid vastuvõtu tingimusi esitanud, siis toimub vastuvõtt eelneval aastal tehtud tingimuste alusel. Ehk tegelikult direktor ei pruugi ühtegi muudatust teha, selle tõttu ei pruugi ta saata linnavalitsuse kooskõlastamisele ka ja linnavalitsusel ega linnavolikogul ei ole tegelikult mitte mingit sisulist kontrolli selle üle, mis toimub. Aga tal on vastuvõtu tingimused eelmine aastal kooskõlastatud ja kui ta muudatusi ei tee, siis järelikult ei ole muudatusi, mida uuesti kooskõlastada. Just, aga kuna muudatused üleriiklikult kogu aeg täpsustuvad, siis see ongi teatud müür ehitatud sinna ette. Oleme jõudnud reglementeerimata töövormi. Kolleeg Tõnis Lukas, palun. Lugupeetud abilinnapea. 2003. aastal, minister oli siis Toivo Maimets, arutati pikalt ja põhjalikult Riigikogus, et palju peaks olema põhikooli klassides õpilasi. Ja alates 2004. aastast kehtis, võib siiski öelda, et seaduse tähe järgi kehtib ka tänaseni põhikooli klasside täituvuse piirnormina 24 õpilast. Põhjendused olid sellist pedagoogilist, psühholoogilist laadi ja need veensid kõiki ära, tõesti kõik Riigikogus olnud jõud arvasid, et nendest põhjendustest tulenevalt peaks selle piirnormi sisse seadma, et põhikooli lapsed ei peaks käima liiga suurtes klassides, sest liiga suurtes klassides lihtsalt õpilased ei tunne enam, et õpetajad nendeni jõuavad, nad tunnevad ennast kõrvalejäetuna,
ei suuda ainesse süveneda, õpetaja ei jõua kõigile, seal tulevad kiusamise ja edasi väljalangevuse probleemid. Nii et see oli küllalt veenev põhjendus. Nüüd seadus on kehtestatud ka nüüd edaspidi 24 selleks piirmääraks, aga omavalitsustele on antud nüüd piiramatu võimalus erandkorras seda piirmäära ületada. Ja omavalitsused on hakanud seda kasutama. See tähendab, et kui üldine hariduspoliitika on, et võimalikult väiksed klassid on laste huvides ja see otsus tehti laste huvides just psühholoogilistest, pedagoogilistest vaatepunktidest lähtudes, siis nüüd linnad ja Tartu linn on otsustanud, et siiski võiks olla suuremad klassid. Mis printsiibist lähtudes, kui ennem oli põhjus väikseid klassi hoida just laste huvidest johtuv, missuguste põhjendustega või missugusest filosoofiast lähtudes nüüd peetakse õigeks kasutada ära võimalust hakata seda ülempiiri nihutama ja muuta klasse suuremaks? Aitäh, hea küsija. Ja tõesti ka selles määruses on toodud see võimalus välja ja siin on väga konkreetselt öeldud, linnavalitsus võib suurendada klassi täitumuse ülemist piirnormi kuni 26 õpilaseni klassist ning põhjendatud hädavajadusel kuni 28 õpilaseni klassis. Toon võib-olla illustreerimiseks ühe näite, mille pärast see on reaalsuses siia ka kirjutatud. Vabariigi valitsuses vastu võetud põhikooli gümnaasiumi seadus ei näe üldse ülemist piirnormi ette. Meil reaalne juhus käesoleval aastal kooli vastuvõtt Kivilinna gümnaasiumi, kus piirkonna või elukoha järgse kooli vastuvõtul ilmnes, et 4 klassikomplekti on täis ja 5. ei ole mõttekas avada, sest liiga vähe on sinna 5. ja need lapsevanemad on lastevanematel õigus elukoha järgsesse kooli vastu võetud saada. Ja siis sai tehtud see ülemine piir 28 ja 4 klassi mahtusid need lapsed ära. Ja miks võib-olla just 28 on mõeldud? Enamus Tartu linna põhikoole on 3 ja 4 paralleeliga. Ja siis, kui oleks juba 29 ühes klassis piirkonnas koolis, siis saaks teha juba ühe klassikomplekti juurde ja klassi täituvus oleks 21-22 õpilast, mis tagaks veel riigi poolt rahastamismudeli optimaalse rahastatuse. Teadaolevalt riik rahastab keskmiselt klassi täituvust 24 õpilast klassis. Mina ka ei oska kuidagi matemaatikas arvustada, et keskmine klassi täituvus on 24, kui ei ole ei allapoole ei ülespoole neid hälbeid. Ja Tartu linnas momendil on 65 klassikomplekti 22 õpilast klassis. Ja siis, kui mõnest tuleb rohkem, 26 või 28, me suudame kuidagigi selle keskmise piires püsida. Nii et siinkohal on just Tartu linna selline hea tahe, ka sügisel oli Kivilinna kooliga, et kui kaugele siis Tartu linn läheb selle ülemise piirnormiga. Vabariigi valitsus ei kehtesta seda ülemist piirnormi. Meie siin hea tahte avaldusena ütleme, et 28 on see lagi. Ja see ongi see määruses sõna otseses mõttes sisse kirjutatud, võib-olla tulevikus tagantjärge mõeldes halbasi, võib-olla tekib vajadus kuskil võtta 29 või 30 vastu. Aga see ongi see ülemine piirnorm, millega Tartu linn tahab öelda, et me ei lähe hulluks selle klassikomplektide suurendamise teel. Aitäh. Aitäh, palun, kas on veel küsimusi? Kolleeg Jüri Kõre, palun. Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja, lugupeetud ettekandja. Kolleeg Maimets rääkis ülelinnalisest koolidest või nendest piirkondadest kui küsitavast nähtusest. Nüüd mina loen sellest tekstist siin välja, et me selle korraga neid koole üldse ei käsitle, neid ülelinnalisi koole. Nimelt paragrahv 5 kooli vastuvõtu tingimuste kehtestamine ütleb, et linnavalitsuse kehtestatud tingimustel määratud elukohajärgne põhikool, välja arvatud ülelinnalise vastuvõtuga põhikool, lähtub õhtekohtade täitmisel käesolevast korrast. Kui on sõna välja arvatud, siis ma loen seda, et see ülelinnaline kool sellest korrast ei lähtu. Et mis korrast siis nagu see kool üldse kinni peab?
jah, siin on ka teised punktid öeldud, kus see kool kehtestab direktori käskkirjaga oma vastuvõtutingimused, mis kooskõlastatakse haridusosakonnas ja on ka kuupäev toodud. Kolleeg Jüri Kere, teine küsimus, palun. Ma oleks ikka eeldanud vastust küsimusele. Siin on selgelt välja öeldud, et käesolevat korda ei arvestata ülelinnalise piirkonnaga kooli vastuvõtu korraldamisel. See on väga selgelt välja arvatud. Need koolid ei lähtu sellest korrast. Aga mina olen paragrahv 5.2 ülelinnalise vastuvõtuga põhikooli direktor kehtestab käskkirjaga kooli vastuvõtu tingimused, milles esitatakse esimeses klassis moodustavatele õppekohtadele ja põhikooli vabadele õppekohtadele õpilaste vastuvõtu tingimused. Vastava käskkirja eelnõu esitatakse enne allkirjastamist hiljemalt 31. detsember haridusosakonnale kooskõlastamiseks. Paragrahv 5.2, mis käsitleb kuidas ülelinnale vastuvõtuga põhikool. Nii, aitäh, palun, kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole, aitäh, proua abilinnapea. Ja kaasettekandeks on sõna hariduskomisjoni esimehel Toomas Jürgensteinil. Palun, kolleeg Jürgenstein. Hea esimees, hääd kolleegid, antud küsimust arutas hariduskomisjon 2 korda, kõigepealt siis 11. detsembri koosolekul ja elektrooniliselt 18. detsembri koosolekul siis Jüri Ginteri parandusettepanekuid. Aitäh Jüri Ginterile, minu meelest ta juhtis tähelepanu mitmetele küsimustele, olulistele küsimustele ja teine parandusettepanek leidis nüüd ka põhimõttelise heakskiidu. Ja kokkuvõttes veel, et mul on ikkagi hea meel, et see vastuvõtukord ei sünni mitte linnavalitsuses, vaid siin volikogu saalis, mis tegelikult on ju haridusasjades väga pädev, kui ma ei eksi, on siin vähemalt 2 haridusministrit. Ja need samad asjad, mis praegu läbi käivad, mis ma salgan, jäid ka mind päris raskelt kriipima. Esiteks see klassi täituvuse ülempiir, siin oleme mõnes mõttes kahvlis. Ma mõtlen seost rahastusega ja teisalt see sama Miina Härma erisuse küsimus, mis on nii kaua, kui mina olen volikogus olnud, on ta igal aastal mingis kontekstis üleval. Aga kokkuvõttes on siis komisjoni tulemus niisugune, et eelnõud toetas 8 ja vastu oli 1 komisjoni liige ja Jüri Ginteri ettepanekud ei leidnud toetust ja toetati linnavalitsuse seisukohti, poolt oli 7. Aitäh. Aitäh. Palun, kas kaasettekandjal on küsimusi? Kolleeg Lotman, palun. Aitäh. Mis puutab sisulisi küsimusi, siis me oleme vist samal meelel. Need on tõesti need probleemid. Aga praegu mind rohkem häirivad formaalsed. Kuidas me saame vastu võtta sellist normatiivset dokumenti, mis räägib iseendale vastu? Ja kui me räägime, et abilinnapea tsiteerib 1 kohta ja saadik tsiteerib 2 kohta ja need kohad mitte kuidagi ei ole omavahel kooskõlas ja nad on samast paberist võetud, siis kuidas me saame seda vastu võtta? Kas komisjonis ei olnud seda probleemi? Ütlen küsimus, et
ülelinnalise vastuvõtuga koolides just nagu ei kehtiks vastav vastuvõtukord. Seda komisjonis ei ilmnenud. Minu talupoja mõistus, ma olen maalt pärit, ütleb seda, et linnavalitsus ei kooskõlasta direktori niisugust vastuvõtukorda, mis on antud korraga vastuolus. Aitäh, palun, kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh kaasettekandjale. Antud päevakorrapunktis on palunud sõna hea kolleeg Jüri Kinter. Palun. Nii, ma tahaksin kõigepealt öelda, et Tartu linnavalitsus on liikumas õiges suunas, kuid minu meelest on jäänud poolele teele pidama ja ma pole kindel, et kas see on nagu hea lahendus. Et katsed esimesse klassi astujatele on anakronism, mida ei esine teistes arenenud riikides. Varasemast ajast on mõnedes riikides jäänud küll katsed 11 ja 12 aasta vanustele õpilastele, kuid ka nendes riikides ollakse katsetest loobumas. Ja selle tõttu nagu ka linn on sinna suunas liikumas, aga me võiksime nagu kiiremini liikuda edasi. Ja eesmärk on meil ikkagi võrdväärne haridus kõigile õpilastele sõltumata nende elukohast, sotsiaalsest taustast ja nii edasi. See eeldab, et Tartu linna kõik koolid oleksid võrdväärses olukorras. Ja ma tahaksin ühte asja nagu eriti rõhutada, et arenenud riikides on eraldi programmid nende koolide järele aitamiseks, kelle tulemused jätavad soovida. Nii peaksime tegema ka Tartus ja mitte vaatama pealt, kuidas mõni kool tasapisi tühjaks jääb, et siis see koolimaja muuks otstarbeks kasutusele võtta ja siis hoopis uusi koolimaju hakata ehitama. Kes Tartus pikemalt elavad, teavad need näited, kus see on juhtunud. Eesti põhiseaduse paragrahv 37 ütleb, et laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. Kuid see tähendab eelkõige seda, et lapsevanemaid on pidevalt võimalus kaasa rääkida, mida ja kuidas nende lastele õpetatakse. Ning see peaks alguse saama juba perevestlusega enne kooli algust. Kahjuks on meil levinud lihtsustatud arusaamine, et vanemate ülesanne lapse heasse kooli sokutamine ja sealt edasi on juba koolimure. Õnneks tunnetavad ka paljud koolijuhid ja õpetajad, et selline suhtumine pole õige ja koostöö peaks toimuma kuni kooli lõpuni. Selline olukord on pannud koolid omavahel võistlema, aga samal uuringute tulemused maailmas näitavad, et kui koolid omavahel võistlevad, siis ei tule nende koostööst midagi välja. Aga koostöö peab toimuma ka koolide ja õpetajate vahel, et õpilased saaksid sobiva rollimudeli koostööks töökohas ja ühiskonnas. Küsitav on linnavalitsuse poolt pakutud lahendus, et vastuvõttu reguleerib samal ajal 3 eri õigusakti, volikogu määrus, linnavalitsuse määrus ja koolis kehtestatav kord. Ühelt poolt on asjaosalistel raske saada terviklikku ülevaadet, teiselt poolt on küsitav ka õiguslik alus. Põhikooli ja gümnaasiumi seadus näeb küll ette võimaluse seda delegeerida ja täpselt samuti kohaliku omavalitsuse seadus, kuid me ei saa delegeerida nii, et osa me anname koolidele ja osa otsustame ise. Ja seetõttu ma teen ettepaneku seda määrust mitte vastu võtta ja delegeerida selle vastuvõtmine linnavalitsusele. See on täiesti seaduspärane ja vastupidine väide, mis siin ka täna kõlas, ei ole õige. Ja linnavalitsus saaks enne selle määruse vastuvõtmist vajadusel selle läbi arutada ka volikogu hariduskomisjoniga. Ja see võimaldaks ka parandada neid vigu, millele juba siin on täna tähelepanu juhitud. Ja siin on ka ilmselt on lihtsalt mõned kiirustamises tekkinud sõnastuse
asjad, mida oleks võimalik veel tasandada ja sellisel juhul, nagu siin on ka öeldud, et sellel aastal tuleb see vastu võtta, siis linnavalitsus saaks selle ka sellel kalendriaastal vastu võtta. Ja selle tõttu minu ettepanek on, et linnavalitsus võiks kehtestada määruse, mis reguleerib vastuvõttu ka gümnaasiumidesse, et loobuda täiendavatest õigusaktidest kooli tasandil. Gümnaasium ei ole Tartus nii palju, et neil ei oleks võimalik tingimustes kokku leppida ja loobuda õpilaste jooksutamisest eri koolide vahel. Tallinna kesklinna gümnaasiumid on suutnud kokku leppida. Kas ettekandja vajab lisaminutit? Jah, paluks. Palun 1 minut lisaks. Ja siis kindlasti 2 asja lõpetuseks. Esiteks, et tuleks kaaluda seda gümnaasiumi sisseastumiskatsete aega. Siin oli ka täna juttu, et see toimub märtsis. Tegelikult see tähendab seda, et peale nende katsete lõppu õpilastel kaob igasugune motivatsioon õppida, aga 1/2 on tegelikult veel koolis olemas. Ja lõpetuseks tahaks isiklikult tänada linnapea Urmas Kruuset, kes aktsepteeris minu tehtud ettepanekuid, kuigi linnavalitsus ja hariduskomisjon hääletasid vastu. Aitäh! Aitäh! Sõna on Tõnis Lukasel, palun. Austatud juhataja, head kolleegid, ma keskendun ainult ühele teemale, et midagigi meelde jääks või täpsemini, et sellest teemast saaks järgmistel aastatel ka rääkida, et mingi eellugu oleks juba sellel istungil loodud, sest see teema ei kao meie laudadelt ilmselt ka kusagile. Ja ühele teemale keskendudes saan ma rääkida hingelt rohkem ära. Nimelt, kui ma küsisin abilinnapealt, et kui ühe haridusstrateegilise punkti seadusesse panekul olid oma filosoofilised, pedagoogilised, sotsiaalpsühholoogilised, ükskõik kuidas seda nimetada, põhjused, siis kas põhjused on muutunud või missugustest kaalutlustest lähtudes on linn nüüd oma otsustega astumas teist rada. Loomulikult see on nüüd võimaldatud ja teised teevad ka, aga põhimõtteliselt millised on linna omapoolsed põhjendused, siis ütleks raha peal. Siin ongi valikute koht. Sisulises mõttes tehtud otsused kaetakse kinni rahaliste otsustega ja sisu unustatakse täiesti ära. Sellepärast ma püüan pisut rääkida sisust. See, miks otsustati ühel hetkel, et põhikooli klassid võiksid olla väiksemad kui seni olid olnud, oli just sotsiaalsete vahede tekkimine ühiskonnas, oli see, et klassid, just kui me läheme ühtluskooli põhimõttega edasi ja räägime elukohajärgsetest koolidest ja rohkem, on suhteliselt kireva koosseisuga, et õpetajad on suhteliselt koormatud ja et siis, kui igale õpilasele jääb rohkem aega ja kõigil õpilastel on mulje, et nendega klassis jõutakse tegeleda, on tulemused paremad. Ja see omal ajal konsensusega vastu võetud otsus on üks põhjustest, miks on vahepealsetel aastatel oluliselt hakanud langema põhikoolist väljalangevus, miks on võimalik kontrolli alla saada järjest rohkemates koolides koolikiusamine. See on andnud positiivseid tulemusi, kuna põhjused olid sisulised ja lahendused olid sisulised. Nüüd, kui me ütleme, et jah, riik lasi ülempiiri vabaks, me võime siis, kui me kirjeldame mingit situatsiooni erandlikuna ja hakkame seda ära kasutama selle tõttu, et ongi erandlikke situatsioone. Loomulikult. Kõigis koolides on erandlikke situatsioone ja kui koolivõrku ei arendata vastavalt elanikkonna liikuvusele linnas, siis jääbki neid olukordi olema. Kui on vastuvõttu tingimuste tegemisel probleeme, siis see on sellepärast, et linn ei suuda reageerida inimeste liikumistele ja huvidele, mitte sellepärast, et inimestel see huvi ja liikuvus on olemas. Järelikult hakkab aegade lõpuni olema neid põhjendusi, miks olukord erakorraliseks kuulutada. Ja kui praegu oleme me kasutanud võimalust viia piirmäär sisuliselt 28 peale,
suure või ütleme siis erilise või kuidas seda meil siin nimetatakse, põhjendatud hädavajaduse korral, siis järgmisel korral, no ütleme, kui see põhjendatud hädavajadus seisneb selles, et kujutage ette, meil jääb terve kooli peale 2 õpilast üle, kas me peame siis nad koolist välja jätma? Ja uut klassi nende jaoks teha on ka liiga palju. No jaa, aga selle sama jutuga saab hakata kõigutama piirnormi 28 edasi, 30 edasi ja nii edasi. Need erivajadused tulevad jutuks alati ja surve kasvab. Ja surve kasvab seda suurem, kui me võtame piirnormi täis juba esimeses klassis. Ma palun teil sellest aru saada, et selleks, et erandeid rakendada järgmistes klassides, selleks tuleb lõtk sisse jääda esimeses klassis jätta. See tähendab, et esimeses klassis ei tuleks rakendada nii-öelda vaba võimalust taotleda ja saada erandit 26-le, sest siis tuleb, meil on välismaalt liikuvaid, tagasi liikuvaid õpilasi, meil on palju selliseid erandjuhtumeid, kus surve tuleb 5. klassile, 7. klassile, aga kui me oleme selle täis võtnud juba esimesest klassist, siis meil paindlikkus kaob ja surve ajab ka järgmise pilli lõhki, ka järgmise koti lõhki. Selle tõttu ma olen teinud muudatusettepaneku ja palun paragrahvi 3 lõiget 5 viimast lauset sõnastada niimoodi. Linnavalitsus võib suurendada klassi täitumuse ülemist piirnormi põhjendatud hädavajadusel kuni 28 õpilaseni klassis. Aga mitte anda võimaluse nii-öelda ilma hädavajaduseta suurendada seda 26. Selles sõnastuse eeldus on, et me lähtume sellest, et me püüame esimese klassi õpilased paigutada üldiselt ära niimoodi linna territooriumil ja tegema vajalikult siis klasse, koole ja niimoodi vaevalt sellele, kuidas inimeste vajadused on. Et esimesse klassi võetakse 24, siis oleme me paindlikumad seda 4 lõtku täis panema järgmistes klassides. Ja selle formuleeringu, et lihtsalt ilma põhjenduseta, sisulise põhjenduseta taotletakse 26 ja saadakse 26, selle punkti võtaks siit üldse välja. Ühesõnaga, jätaks nii. Ülemist piirnormi põhjendatud hädavajadusel kuni 28 õpilaseni klassis ja nende hädavajaduste järgi toimetage, aga norm jäägu ikkagi 24 peale ja sest sisuliselt on see tark otsus. Palun, kui nüüd vähegi võimalik on, seda otsust varianti toetada. Rohkem sõnavõtusoove ei ole esitatud. Kas on repliigi vajadusi? Linnapea Urmas Kruuse, repliik. Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, head külalised, on hea meel, et haridus meil jätkuvalt tekitab väga põhjalikku diskussiooni ja see on tartlaste jaoks ääretult oluline. Võib-olla teeks kaks remarki, et ma arvan, et me ei peaks kogu Tartu haridusvõrku vaatama lihtsalt ka ainult ühe kooli keskelt, vaid vaadaks süsteemi tervikuna ja ma olen siiralt veendunud selles, et teatud erisused süsteemis ainult rikastavad kogu süsteemi ja loovad soodsa pinnase, et me võiksime ühele skaalale panna Miina Härma, teise skaalale Valdorfi ja nad mõlemad on Tartu linnas tolereeritud ja me peaks a priori lähtuma üldisest keskmisest. Teine süsteem on see, et tõepoolest, et kui me räägime paindlikkusest, kus me ühelt poolt soovime tegelikult lähtuda just kodulähedasest koolist, siis härra Lukasel oli selles osas õigus, mis puudutas seda, et inimesed täna ei lähtu paljudel juhtudel mitte kodulähedasest, vaid töölähedasest. Ja olla selles kontekstis väga paindlik süsteemis, kus seinad on väga konkreetse suurusega, ja me räägime reaalsest elust, mitte virtuaalsest elust, siis on väga keeruline olla kogu perioodi jooksel nii paindlik, et rahuldada kõikide lastevanemate huvid. Selle tõttu on see ettepanek, mis selles volikogu eelnõus on, tegelikult lähtunud just sellest, kus me oleme välja öelnud seda üle 28 lapse meie Tartu linnas mitte mingil juhul ei näe, mis on väga oluline signaal avalikkusele. Ja teine osa just see, et teades reaalseid situatsioone ja rääkides ka sellest registripõhisusest ja kodulähedusest, mida iganes,
siis me oleme üsna keerulises situatsioonis planeerimise mõttes ja see, mida praegu on ette pandud, on just lähtunud sellest, et olla maksimaalselt paindlik, olla ka talupoja mõistusega, mis vahel tundub, et ei ole üldse nii populaarne, aga seda on vaja, meil on seda vaja. Aitäh teile! Aitäh! Kas on veel repliigisoove? Repliigisoove rohkem ei ole, oleme jõudnud lõppsõna ringini. Kas ettekandja soovib kasutada lõppsõna võimalust? Palun, abilinnapea Tiia Teppan. Tänan, volikogu esimees, kallid volinikud. Tõesti, see määrus kehtestab ära üldised vastuvõtutingimused ja korra. Ja siinkohal läks väga kuumaks just selle klassikomplektide täituvuse arvud. Ma tooksin teile lihtsalt statistikat natukene, et me ei näeks selles probleemis väga suurt kolli ja tonti. Tartu linnas on õpilaste arv 7957. Kokku on siis keskmine õpilaste arv klassis meil 22. Klassikomplekte kokku on 365. Klassikomplekte, kus õpilasi on vähem kui 24, on 227. Klassikomplekte, kus õpilasi 24, on 67 ja kus õpilasi on 28, on ainult 7. klassis. Aitäh, see probleem ei ole nii suur, nagu täna välja paistis. Aitäh! Aitäh! Palun, kas on veel lõppsõna võimaluse kasutada soovijaid? Kaasettekandja ei soovi, fraktsioonide esindajad ei soovi. Head kolleegid, sellele eelnõule on meil laekunud 2 parandusettepanekut. Ühe neist on esitanud linnapea ja see kattub, nii nagu juba jutuks oli, osaliselt Jüri Kinteri poolt tõstatatud probleemiga. Lähtub ka komisjoni arutelul tõusnud küsimusest, on esitatud vorminõuete kohaselt. Teine parandusettepanek on esitatud linnavolinik Tõnis Lukase poolt, on esitatud korrektselt, vastab kõigile normitehnilistele nõuetele, aga meie regulatsioon näeb ette, kui on tegemist parandusettepanekutega, mis ei ole käinud läbi volikogu komisjonist, peab volikogu otsustama, kas lugemine katkestada ja suunata parandusettepanek komisjoni või see on samuti volikogu täiskogu pädevuses aktsepteerida parandusettepanekut. Panen esimesena hääletusele linnapea poolt esitatud parandusettepaneku. Palun hääletada, kes on selle poolt. Poolt 36. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääl ei ole, oleme parandusettepaneku aktsepteerinud. Nüüd kolleeg Tõnis Lukase ettepaneku puhul peame hääletama, kas me aktsepteerime seda ettepanekut ilma komisjonis käimata, alternatiiviks on lugemise katkestamine ja parandusettepaneku suunamine komisjoni. Olev Raju, protseduuriline. Keskerakonna fraktsioon palub 3 minutit vaheaega. Vaheaeg 3 minutit.
Nii, aitäh, head kolleegid, jätkame istungit. Panen esmalt hääletusele ja ootan volikogu otsust selle kohta, kas me paneme selle paranduse ettepaneku ilma komisjoni suunamata saalis hääletusele. Kes on selle poolt, et parandusettepanek ilma komisjoni suunamata saalis hääletusele panna? Kes on selle poolt, palun hääletada? Poolt 35. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääl ei ole. Järelikult saime volituse seda parandusettepanekut ilma komisjonita saalis hääletada. Kes on esitatud, kas ma loen ette ka parandusettepaneku või on kõigil meeles? Ei ole vaja. Kes on kolleeg Tõnis Lukase poolt esitatud parandusettepaneku vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 14. Palun hääletada, kes on selle parandusettepaneku vastu. Vastu 23. Parandusettepanek ei leidnud toetust. Head kolleegid, järgnevalt panen hääletusele määruse tervikuna. Kes on määruse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 26. Palun hääletada, kes on vastu. Häältega 26 poolt, 12 vastu oleme määruse vastu võtnud.